Tere teadushuvilised, meie oleme Tartu Forseliuse kooli õpilased Bert, Inger ja mina Marten. Täna uurime ühte väga põnevat küsimust. Miks mõned pallid on nii paksud ja ei lähe üldse katki, aga mõned pallid lähevad katki imelihtsalt? Ei, Peeter! Kõik sõltub materjalist. Õhupall koosneb polümeeridest. See on nagu pikk ahel inimesi, kes hoiavad üksteiselt käest kinni. Kui õhupall pole täis puhutud, on polümeerid üksteisele lähedal. See on nagu inimesed oleksid üksteisele lähestikku ja ei oleks pingule tõmmatud. Kui nad nüüd käed lahti laseksid, ei juhtuks suhteliselt midagi, sest nad on üksteisele nii lähedal. Aga kui me õhupalli täis puhume, oleks see nagu need inimesed võtaksid suurde ringi ja tõmbaksid käed pingule. Aga mis siis juhtub, kui nad nüüd käed lahti lasevad? Just, pingi tõttu kukkusid naabrid pikali ja tõmbasid endaga kaasa ka teised. Samamoodi juhtuks ka õhupalliga. Ühe ühenduse katkemine tekitab ahelreaktsiooni ja pauh! Täpselt. Korvpalli ja joogapalli materjal on palju paksem ja see oleks täpselt nagu tugev käepigistus ja grilltikk lihtsalt ei suuda sellest läbi rebida. Aga mis siis, kui ma ütlen, et tegelikult on võimalik torgata grilltikku läbi õhupalli? Esimene nipp. Kui panna teip ümber õhupalli, siis need hoiavad polümeerosakesi kinni. Võib-olla kui proovida väiksema õhupalliga, siis töötaks, sest siis ei ole polümeerosakesed nii pingul. Ja tuligi läbi. Teine viis on, et leiad polümerketis kohad, mis on näiteks nii üleval ja all sõlme juures, mis ei ole nii pinges ja kus saab grilltikku ilusti läbi panna. Ja see on teine viis, kuidas panna grilltikk läbi õhupalli. Kolmas nipp on kasutada mingit siduvat vedelikku. Seep või õli aitab grilltikul libiseda läbi polümeerahelate ilma õhupalli katki tegemata. No töötab väga hästi, aga see oli tehniliselt Martini teooria. Nagu näha, on teadus igal pool meie ümber, isegi lihtsas õhupallis. Tuleb lihtsalt teada natukene polümeere ja teada, kust torgata. Ja pidage meelest, teadus on äge! Aitäh vaatamast!